Oo. Vaata, kes helistab. Seda ei saa lasta käest. Well, hello. I've been expecting your call. Yes, we are coming. Yes, with great pleasure. But we have a little stop to come there. It's Singapore, yeah. Yes, but right after Singapore, we are heading to you. See ya. See Melbourne. Ma imestan, et lubatakse relakaga lõigata lennujaamas. Aga mul on Lego mehe soeng. Me ei ole nii kaua reisil käinud. Ja juuksid lõigatakse ainult reisil. Vaata, pool meetrit vähemalt. Õudne. Ühesõnaga, oleme Istanbulis. Ja meil on vaja leida üks internet teha ära check-in oma viimasele jalale. Ehk siis Singapur, Melbourne on vaja check-in ära teha. Ja siis me teeme paar tundi aega parajaks ja lendame Melbourne'i, ei lenda, Singapuri lendame. Ja Singapuris saame siis uue riigi. No nii, seda korda sõuame siis edasi Singapuri poole ja meil on siis masinaks, kui nii võib öelda, Boeing 777-300 ja tundub täiega vana. Siin on mingid sellised nagu ühendused, mida kasutati Windows 95 arvutitel, netivesad, sellised udupeened värgid, aga see on siis juba Turkishi lennukitest tuttav pulgisüsteem ja siis anti meile pakikesed, kus siis saab kõrvaklappi, ei pea olema kõrvaaugu sees, vaid tuleb juba natukene peenema süsteemiga. Siis on padi, cushion, siis on tekikene ilusti siin koti sees. Ühesõnaga kõik mõnus on olemas, et 11 tundi vastu pidada. Ja no, me saame hakkama, ei ole hullu. Aga lennuk ise siis 3+3+3 konfiguratsioonis, ehk siis 3 istet ja 58 rida, kui ma õigesti mäletan. Ehk siis tehke oma matemaatika väga palju rahvast. Lendame 11 tundi. No nii, nagu pikkadel lendudel ikka rõõmu tehakse, siis toodi ka seekord lapsele selline äge potike, lennuki ujuline pambuke ja piilume sisse, mis seal põnevat on. Nii, pojale elevil, jah? Pime on praegu. Natuke unine, aga elevil, jah? Ja, nii, hambahari. Katsing! Siis on superlaedad lendamise sussid. High five, väga hea, pane jalga. Siis hambapasta. Siis on laste kõrvaklapid. Opadi. Siis on, mis see on? Sokid. Issand, need on isale ka suured, niuksed elajad. Aga noh, kui lastele, siis lastele. Nii, siis on, sa saad panna silmadele ette silmaklapid magada, nii et valgus ei häiri. Siis selle mudruga on ühel pool, anti meile üks kotike veel. Ja vaatame selle kotikesega järgi, kõik on pandud nii kinni, et ei saagi niisama avada. Tuleb üks päev, siin on veel 7 sõlme peale pandud, aga mis siin sees on? Kas kuld, kas sularaha, kas kallitehted, kas kingitus emmele? Ei, kingitus on hoopis issile. Väike nunnu puidust lennuki mudel. Ja siis, härra kapten, vana puupea. Väga lahe. Nii, ja siis on siin veel mingit paberivärki. Äkki mingi mäng või midagi joonistada või? Nii, mis see on?
Plain Natural, siin ongi mingi selline jutukene, tema on piloot ja väga lahe. Tema on... Ai näe, tema on cabin crew. Väga äge, ühesõnaga Turkish Airlines, te teete seda hästi ja see on väga lahe. Kohe lähme lendu. Nii, suured inimesed ei jäänud ka ilma pakikeseta, aga mul siin kõik juba lendab laiali. Ühesõnaga, kõrvatropid, siis hambahari, siis on udupeened kosmeetikatooted. Ma arvan, et üks on hambapasta ja teine on Atelier Rebüll, mida iganes, määri omale kuskile. Siis on magamismaskeraad, siis on kakalkäigu sussid, mulle isegi lähevad jalga, ja siis on sokukesed ka number 67, väga mõnus. Nii et kõik tarvilik on igatahes olemas ja kõik on väga mõnus ja varsti tuleb söögiaeg ja selle jaoks anti meile siis ka selline menüü, kus on siis ilusti kirjas, mida meile siin pakutakse, paar valikut on põhirooga ja enne maandumist on siis veel mingid puuviljad ja jogurtid ja juustuvalikud ja šalala, ühesõnaga nälga me ei jää. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Welcome to Singapore. 48 riik minul järjekorras, teil on 45, 6, 5. Ühesõnaga, seal on siis näha meie kukununnukene ja natukene vanur käib kepiga, aga sõitis väga mugavalt ja väga suur lennuk igatahes. Ja tuleb öelda, et kogemus väga hea, midagi öelda pole. Ja uksest tõi vastu praegu joovamise tunne. Soe on, 30 kraadi on, kell on õhtul 5. Kodus on jälle alles 12.40, nii et väike ajarännak, lähme, vaata. Ja selline näeb välja osake maailma number 1 lennujaamas. Singapuri lennujaam on siis tõesti valitud aastaid kõigemaks. See on fantastiline koht. See on nagu elamuspark, siin on või mida iganes. Vihmamets, vägev. Lihtsalt vaadake seda. Kuidas sellist klaasi toodetakse. See on lihtsalt ebareaalne. Täielik vaikus on siin. Üleval oli meeletu müra ja kosekovi. Lahe. Väga lahe. Nii, kuna kere on hele, sest hommikusöögist on möödas juba oi kui palju tunde, siis loomulikult on teada reegel see, et hinnatasemest aru saada tuleb kuldsetesse kaartesse tulla. Me oleme paastunud, me oleme kaotanud umbes 6 kilo mõlemad selle jaoks, et saaks tulla reisile. Ühesõnaga siis, maailma kõige kallim linn on Singapur, nii väidavad kõik. Ja meie tulime siis Macintoshi lennujaama Maci. Elu on näidanud, kusjuures mida kallim hinnatase on riigis, seda soodsam on lennujaam. Ja see siin jälle kinnitab seda.
Big Maci eine, siis grillkana salat, siis kanaburgeri eine ja joogid ja möllud ja kõik kokku läks 18 €. Meil nii soodsalt läbi ei aja. Ehk siis praegu tõesti oleme väga üllatunud ja kui linna peal on nii kallis nagu räägitakse, siis tuleb lennujaama sööma. Aga nüüd ootame siia ja head isu. Mis asi see on siis? Siin on näiteks coin pusher põhimõtteliselt või. Ühesõnaga, saad võita mingisuguseid mudrakaid siia. Disney pood, tohutult palju nänni. Kui oleks 20 aastat tagasi, 30 aastat tagasi satud siia, oleks kiljunud. Tähtkuju medali on. Nii, saime oma ühistranspordi kätte. Buss on ju Barbi filmis, Roosa Manna, Igon Vägev. Bussijuht on hästi sõbralik. Siis Singapuris saab maksta pangakaardiga oma bussipileti eest, mis on super äge. Ja sellega peab arvestama, et igal reisijal peab olema pangakaart, mis on erinev. Ehk siis lapse jaoks oli meil ka vaja üks varukaart, et saaks kõikidele erineva kaardiga piksutada. Ja bussipilet on kirves 7 €. Kõik jumala äge, sõida. Oi jumal. Ühesõnaga, sõitsime selle 7 sendi eest 100 meetrit. Buss ei seisnud, tuleb pandi kustu, kõik läks minema. Aga bussijuht aknast näitas. Ehk siis, ju ta tuleb tagasi ja läheb meiega edasi. Kui Ameerikasse ei saa 7-Elevenisse minna, siis tuleb tulla Singapuri 7-Elevenisse. Osta kohvipudeliga kaasa, sest see on €50, €60 tuleb sellise pooleliitrise kohvi hind. Ja lapsele me ei ostnud seda keemiat, ärge seda arvake. Aga liigume nüüd oma majutuse poole. Kuulub Pilates, aga kuulub hüpermarket. Barcelooni oleme sattunud. Ehk siis siit 2 sammu on meie kapselsaatel hotell ja väga pull on. Ei saagi aru, kas oleme Indias, vahepeal oleks nagu kuskil Hiinas, vahepeal nagu kuskil, ma ei tea, kus kohas. Väga põnev on. Aga üks, mis kindel, kui sul on vesi pea, siis siit poest saad omane kiivri. Võiksime külastada on siis Kapsel hotell ja kuna tubasid eraldab selline 2 millimeetri paksune plastimessist koolik, siis tuleb siin olla vaikselt ja väga siis palusime, et meie kapslid 2 ja 1 oleksid siis võimalusel väga kõrvuti paigutatud. Tulemus on see, et meie kapsel on siin. Lapse oma siis näidati tule siit läbi 100 maja hoopis mingis 6. hoones täiesti kaugel. Ja siis me ütlesime, et hea küll, et me ei kasuta seda, et lepime sellega siin ja mahume 3 siia ära ja tädi küll umbes, et ei tea, siin all naabrid, kas ikka rahul on siin. Ühesõnaga, siin on meie tasku. Nii, poju, pane nüüd see
kaart. Kaart sinna. Vaata selle noolega või siukene. Ja. Voila. Ja check-in on tehtud. Ja nuppart väga tulnud. Vaata. Telekat vist ei olegi. No nagu mulli valmis makaks. Tädi kuulis meie plaanist, et me seda 6. majas olevat kapslit ei kasuta, et me mahume siia ära. Siis ta tuli natuke mureliku näoga ja ütles, et teie altnaabrid tulevad natuke hiljem, et ma vahetan toad ära, et ei kolmekesi kukuta sealt läbi. Ehk siis tundub, et see, siit on näha, et see on tegelikult niuke prosta värk. Ja siis tädi natuke tõdes, et alumistel võib olla ebamugav sellepärast, et me kukume neil pähe. Igatahes vahetasime ära ja nüüd me saame siin all kolmekesi ära magatud ja kapsed hotelli kogemuse kätte. Nii, ports asju on siis kõik siin kapsed hotelli puhul ühisaladel. Ühine kööginurk. Vaatasin mikrofonnõkad ja värki ja väike mingi paariga seda. Ja väike veemasin, mikrofonnõkad, kassikest asja. Siin on 2 kraanikausikest. Igal pool sitikesed, mida kuskilt saab. Siis siin on pesusõlm. Loodame, et keegi palja asjaga vastu ei hüppa. Ehk siis siin saad hambaid pesta, parasjagu näritud ja niiska kõik on. Ja siin siis väiksed toiletionid ja siin siis ka pesuplokk. Ja nüüd läheme siis otsime seda. Vaata, siin ongi WC-s ja pesta kandist. Poti peal pesta. Poti peal peseda. Nii, ja siis nüüd on... läheme siit majast välja. Ja läheme siis teise majja. Ja me otsime Violet 2. Siuke viiruki lõhn vastu. Passid tiksuvad. Kui meie kahene kapsel maksis 65 € öö kohta, siis tuli võtta ka ühene, sest 3 ei olnud. Ja tulime siis vaatama, milline ta välja näeb, meil seda ei kasuta. Aga tundub, et siin on natuke kobeda tumise materjal, ehk siis need on just vanemad, ma ei tea. Aga samas jälle uste asemel on siuke kardin. Aga pesa selline ja ütleme nii, et mahuks siia ka 2 kui tarvis. Kõik vajalik on olemas. Siin on pesumaja ka. Paari tontsiga saad omal suusped puhtaks, tõmmatakse lae alla kuivama. Welcome to our new neighborhood. Sellisest poest ei kipu ostma, sest ühtegi hinda ei ole. Ja kui hinda ei ole, siis järelikult ei taheta äri teha. No vähemalt sõbralikult, vaid siis käivad hinnad näo järgi. Aga nii nagu on Islamimaades igal pool, et siin ka ikkagi päris parajalt roska ja värki. Hakkab tunduma, et meie majutus on sedakorda sattunud õnnelike lõppudega massaažide pakkumistest tulvil tänavale. Noormehed räägivad neiusid ära ja nii, aga lähme üle tee. Aga muidu tundub igati turvaline ja põnev ja tegelikult hinnatasemelt soodne, nii et ei ole siin hullu. Ma ei mõtle neid teenuseid, vaid nagu poed üldiselt ja täitsa timm. Me sai praegu siuksed trauma, sellepärast söövad kõik rivise ja siit köögi juures tuli siis, ma ei tea, siuke rott ja pani siit võtt ja siia lambiposti auku siuti. Loodame, et öösel meie kappi keegi küll ei tule. Täitsa. Normaalne urg, siuksed prussakad täitsa peekis. See ei ole 10x10 plaat.
5 senti pikk. Tere hommikust, kell on 6. Tundub, et prussakad magavad. Aga vähemalt me ei näinud hotellis küll sees mitte kuskil mitte ühtegi. Ma käisin kõik need kuradi kapid läbi ja kõik, mis oli tolmune ja sitane, aga prussakaid ausalt ei näinud. Selles mõttes on väga hästi. Ühesõnaga, Singapuri hommik on sama niiske ja kuum nagu Singapuri õhtu ja öö oli. Magada me peaaegu ei saanud, sellepärast et aju ütleb, et kuule, keset päeva ei ole viisaks magada. Kodus oli alles täiega päev, kui me magama läksime. Siis loomulikult saime me igasuguseid kõnesid, sõnumeid, Facebooki kirjutisi ja iga piuks ja kräuks jälle uni läinud. Ja siis me vahepeal olime paar tundi täiesti üleval ja viimane 2 tundi me siis vist peaaegu magasime ka. Kuulasin muidugi vahepeal ka mõnusat koori, täitsa norskamist ja nii. Aga ühesõnaga asi sai aetud, selg sai sirutatud ja nüüd kimame lennujaama. Lööb kassu kumbudi. Tundub, et riik on väga turvaline, sellepärast et väli saab läbi, öösel pannakse pireedirehvid ukseda minna uks kinni ja keegi siit midagi virutama ei hakka. Ja igasuguseid põnevaid detaile on. Et ikkagi mingit sellist väikest usuvärki tundub siin seal olevat. Väike altar, piinal põnev. Otsime bussi. What a lovely airport. Ühesõnaga, see on siis maailma #1 airport. Oleme lennujaamas, saime esimestest piiksudest läbi ja nüüd vaatame midagi vist varsti peaks sööma. Kuigi kodus on kell 3 öösel, mis tähendab, et organism ei taha praegu söögist mitte midagi kuulda. Aga vist peaks. Äge on. Palaman. Enne lendu tuleb süüa, kuigi meil on lootust lennu peal ka süüa saada. Aga ühesõnaga siis mingi toidutänav ja seekord siis Popeyes tellisime omale söögi ja siin on huvitav see, et siin käib ringi robot, kes korjab mustad nõud kokku. Aga mis meil siis läks? 23 €, mis lennujaama hinnaklassis ei ole tegelikult üldse hull. Ja sööme täna siis makarončikuid ja joome mangomahla ja laps teeb väikse purksu ja näe, kolesloo salat on siin ja hirmsasti kole ja natuke lõu. Vot nii et sööme ja lähme vaatame oma geiti varsti. Selline on Singapuri igapäev, aga õnneks meie näeme seda ainult aknast, meil vedas ilmaga täiega. Riik number 49 ja teil on riik number 47. 6. Ühesõnaga, me oleme Austraalias. Me oleme Austraalias, kust Ameerikasse lennata on lühem maa kui koju. See on, põnev. Praegu on soe. Läheme õue, meid ootab mingi 10 kraadi, ma ei tea, mis seal ootab.
ühesõnaga, siin on natuke hullud, ei ole midagi, lähme, vaata, üks lohiseb maas, üks on kuskil, ja meil on vaja netikaarti. Jah, vaatame, näe, seal on. Tere tulemast meie Austraalia reisikoju. Siin on kohe näha, et hõbedast spreivärvi on jagunud. Siin on meie washing machine ja kuivati veidi roostes, aga muidu timmis. On selge, et Euroopas tulijad tahavad kõiki asju teha sanitaiseriga üle. Seda on meil siin 6 liitrit ja vetsupaberit. Tolmu on ka. Tolmu ja kreppi ja kõike on, aga ei ole hullu. Pes, et poleks siin muid asju. Siin on opa, väga ilus, väga mõnus. Peaasi, et ei ole sinu lemmariga. Sa käid nagu mingi arglik, ma ei tea, kes ringisid. Ei ole tonte. Vaata voodi alla, kas on? Ei ole tonte. Natuke põrand on täksutatud. Aga muidu on timm. Näed, vaata. Isegi vetsupotis ei ole madu. See on müüt. Konnad olid. See on müüt. Nii. Ühesõnaga, ei ole mingisugune nurgas kuskil ei ole midagi. Ei ole mingi kilju luksus, aga ei ole midagi hullu. Kõik on täiesti Vaata kappi ka. Tavapärane. Vaatame kappi ka. Sest meie perenaisel on hirmus hirm igasuguste kuradi mitmejalgsete osas. Ta oleks peaaegu jätnud tulemata. See aga ei olnud valikus. Nii, on meil veel tube või? Väga vahva. Näed, meil on kohvi, meil on teed, meil on snäkki, meil on TV, meil on $1 miljoni vaade, meil on balkonn, nõudepesumasin, pesumasin. Meil on interneedused ja kõik asjad. Ja balkonn endi avane, oota siit poolt avane. Ja balkonni me ööseks lahti ei jäta, sest siis võivad tulla sõbrad ja avada. Las ta olgu avaneku. Selge, see avane, nii et me ei lase kedagi tuppa. Aga rajoon on mõnus, linn on ilus, elame sisse ja terve meie reisi ajal on olnud öö. See on väga imelik värk, nii et me oleme väga palju maganud, aga jällegi on õhtul kell 22:37, nii et varsti me peaks jälle magama. Äge on! Käisime Uberi poes ja tellisime süüa ka, ma loodan, et kõik on kohal. Ühesõnaga väike õhtune pitsakene ja siis toidukraami. Pitsa ja mingid snäputškad ja mis meil siin olid kokku siis 22 €. 22 €, jah, ei ole kõige odavam, aga siin on julmalt kallis. Aga pood poekraam oli 50 € või? Nii et tavaliselt meil kulub poes rohkem, kui me oma toidukraamide hulluks lähme, proovisime Uberit ja Uber Eats pakkus meile siis ka tasuta koju toomist, nii et kompsud käes, lähme tuppa sööma. Siin on siis toidukraam, mis mahtus 50 € sisse ja ühesõnaga kurss on siis nii, et 0,6-ga tuleb korrutada ja mis siin oli? Munakarp 12 tükki, oli mingi 6 € umbes nii, et ikka hinnatase päris krõbe. Mahlake oli ka mingi 3 € ja ikka päris krõbe, aga no elame üle. Ise süüa tehes ei ole kõige hullem. Jooksen randa, kauge külaranda. Tere hommikust. Meil on tegelikult lõunas, sellepärast et me jetlag oli nii vägev, et me lihtsalt magasime ja kuna meie kodu on puhas, kena, turvaline, ühtegi sitikat, putukat ei olnud ja mingisuguseid rotte ja noh, saad aru, siis me lihtsalt magasime lõunani peaaegu. Ja nüüd on siis kell kohaliku aja järgi 1. Kodus on sügav öö. 5 või 6 hommikul. Ja meie lähme randa. Ja St. Kilda Beach on siis see, kuhu me sihime. Ilm on väga mõnus, 15-16 kraadi sooja, väike paistab, homme-ülehomme lubab lausa 23-4. Nii et kõik sügis on väga on mõnus. õues. Sügis on ja lehed on kõik läinud värviliseks siin ja seal ja maha kukkunud juba ja siin on täiesti sügis ja kohe varsti tuleb talv.
aga meie jaoks on kõik väga mõnus ja teistmoodi inimesed on sõbralikud, nagu laps ütles, isegi koerad naeratavad ja kõik on väga hea. Põnev. Üks samm ja olemegi rannas, tegelikult 2 sammu, ehk siis 2 kilomeetrit. Ja väljas on 17 kraadi, ilm on mõnus, õhus on kerge august, september, ameerikalik on kõik, vahva on kõik, vägev on kõik, ilus, soe, hea. Sinine jook. Tervitusi, Palaranna, juhu! 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 Ühesõnaga siis, kui on olemas üks vaateratas kuskil rannas, siis peab vaatama, kuhu me sattunud oleme. Ehk siis Püha Kilda rand, ma ei tea, Saint Kilda. Ja 25 eurot on siis 5 ringi. Ja me oleme pool ringi ära sõitnud ja nüüd me jääme kinni. Ma arvan, et kedagi laetakse peale äkki. Kedagi võib-olla laetakse peale, igatahes väga pull on ja 25 eurot siis 3 peale küsiti. Kõige odavam ei ole, aga vaateratta hindasid võrreldes tegelikult on täiesti normaalne. Oleme siis seekord sellises kohas, et sinna jääb India ookean. Sinna jääb Lõuna-Jäämeri ja sinna poole jääb siis Vaikne ookean. Ehk siis me oleme suure Austraalia lahe ääres ja kohe selgub tõde, Austraalia lahe sügisene vesi on, ma ei tea, normaalne, ei ole hea küll. Ehk siis, kui meil homme tulemas rannapäev, siis ma ei imesta, kui see väike pingviin on igatahes siin vees ja võib-olla need suured pingviinid mingi ime läbi ka, igatahes väga mõnus. Opereerib siin siis mükikaart PTV, mingi selline Public Transport Victoria ja süsteem iseenesest ime lihtne. Selle kaardiga siis, kui sul on siin nii-öelda raha peale laetud, saad sa siis reisida kõikide trammide, rongide, bussidega, minna kas või countryside'i nii-öelda täitsa maapiirkondadesse. Ja meie siis praegu ostsime 3 kaarti, maksime 60 kohalikku, mis on siis kirvega lüües 40 eurot umbes. Ja see siis katab ära meie 2 päeva sõidu ükskõik kuhu kogu transpordivõrgus. Ehk siis tänane poolikpäev on siis täiskasvanule midagi 7 eurot ja lapsele sellest pool. Ja saame siis sõita igale poole kõikide transpordivahenditega piks ja sõida. Nii et lähme. Tere hommikust, Austraalia hommikust. Nii, netidel on valmis. Ehk siis üks meie reisi äkkidest on alati see, et meil on üks vana Raibe telefon, katki. Ja minu telefon muidu. Oli jah. Ja me ostame siis alati sinna kohaliku SIM-kaardi sisse ja teeme hotspoti. Ehk siis meil on vaja ühte SIM-kaarti, et terve pere saaks olla ühenduses. Ja nüüd me läheme kondama, haarame siis tänase ühistranspordi passi. Katšing! Ja hakkame sellega siis raksutama mööda Melbourne ringi ja lähme siis 52 kilomeetrit Loomakessele külla. Ja kui natukene rääkida eilsest, siis meie hüppa trammi peale ja vaata, kuhu elu siin viib. Läks nii, et kui me hüppasime trammi peale, sai selgeks, et trammi aknad on nii tumed ja väljas nii pime, et me ei näe sealt aknast välja. Aga tramm sõitis järjest meie kodu poole. Niisiis me saime peaaegu koju ja mõtlesime, et ju see siis peab nii olema. Ja tulime tuppa ära ja nautisime mõnusat õhtut lihtsalt oleskledes. Et täna tõusta varem ja asuda oma uhkest reisikodust teele natukene varasemal kellaajal. Väljas on 11 kraadi, aga lubab 23 täna ja tegelikult tundub ikka rohkem 15, nii et kõik on mõnna. Lähme! Trammi parki.
sõitma. Power open. Oo. Kessitsi peab avama. Meil on country road jalge all. Ühesõnaga siis me oleme Piercedale Village'is. Ehk siis me oleme linnast tulnud nüüd 50 kilti välja. Ja nüüd meil on matkakene pool tundi. Ja siis, kui me loodetavasti õiges suunas pool tundi matkame, jõuame me loomaparki. Ja loomapargis siis peaks ootama meid ees võimalus kaisutada koalasid ja teha kangaruule patsu ja ühesõnaga see peaks olema selline üliäge place ja siinkohal tervitame Küllit, kes pani vägeva story sealt loomapargist ja näed, mis väike story Facebookis võib teha inimestega, on ju. Toob nad teisele poole maailma. Äge, lähme. Kõige parem võimalus või kõige parem viis Austraalia loomadega tutvumiseks. Kuidas õnnestub? Tee siia on olnud põnev. Kõnniteid jällegi pole. Nii nagu meil ja liiklus on päris tihe, aga lahe on, countryside on, mõnus on, äge on ja meie pere emme üldse ei ole põdenudki eriti igasuguste vahvaste elajate pärast. Tüpsu, räägi juttu. Räägi juttu meil, mis ikka? Mis teil vist vestlust ei arene? Tundub, et need Aussi inimesed siin on kinnised. Meil siin auku, siin on mõnusam. Aussi kodanikud on kuidagi jube kinnised. Ei ole hullu. Ühesõnaga siin siis on selline lahe võimalus, et sa saad näiteks kängurudele süüa anda ja nendega siin kas või puu all jutu ajada ja niimoodi chillida. Aga samas on jäetud siuke lahe ala, kus kängurud puhkavad. Ehk siis siia alasse minna ei tohi, kui nemad tunnevad, et nende jaoks on inimest liiga palju, siis nad lähevad siia oma puhkealale ja saavad siin rahulikult hinge tõmmata. Nagu näha, pikutavad seal 1, 2, 3, 4, 5 mitutki. Väga vahva. Täna siis oleme külla tulnud Viktorile, kes on 7-aastane, teda võib selja pealt patsutada ja tema siin nosib väikest lehekest ja on muidu igavesti sõbralik selg. Ühesõnaga siin siis on selline lahe võimalus, et küll väikse lisaraha eest, aga saab tulla siis loomadega niimoodi privaatsemalt kohtuma, mitte küll päris kõigiga ja osad olid välja müüdud ja selles mõttes päris keeruline, aga selline lahe võimalus on ja ma ei tea, kas on elus rohkem võimalust niimoodi kutil pai teha. Kuidas tundub? Täiega pehme. Täiega pehme. Ja mõnus selline eukalüpti lõhn on üleval ja muudkui nosib siin. Ja seadus on selline, et sülle võtta ei tohi. Kallistada tohid ja pai teha võib, aga sülle võtta seaduste järgi ei või. But it's important to have diverse genetics, so not too many from one area. So 22 founders, and till today we've went 65. I feel like a proud mom. It's really cool. We're breeding more, so that's another difference. They don't breed like mice. If you think mice, they breed every 6 to 8 weeks, I think, from a young age on. Oh yeah, torpedoes are very different. They have a defined breeding season. They breed. Kurat küll, magab keset päeva. Vaata, kurat magab keset päeva. Kotkad ei taha tulla.
nii, tiir peale tehtud ja võib öelda, et tõeliselt äge elamus. Igatahes tasub tulla sellist ehedat Austraalia loomade elamust, kus sa saad neid paitada ja patsutada ja sööta ja no sellist asja annab otsida. Ja tõesti äge on ka see, kuidas see asi on üles ehitatud, et ongi selline vaba, mõnus ala, kus need loomad ise ringi liiguvad. Söök, mis sa kaasa ostad, selle kohta öeldakse kohe, et loom tuleb sinu juurde, kui ta tahab. Ja nii ongi. Ja neil on omad puhkeplatsid, kus nad rahulikult saavad chillida ja neil on väga mõnus elu. Ja mõne looma puhul, kelle puhul näiteks on teada, et ta on nagu juba stressis või vana või siis neil on omad sellised väikesed hooldekodud, sellised väiksed nurgakesed, kus nad saavad rahulikult segamatult olla, nii et väga ägedalt üles ehitatud. Nüüd aga kiire lõuna ja paraku on üles ehitatud seega jällegi nii, et rämps on ikka kõige odavam ja meie peame ikka säästurottidele kohaselt vaatama oma eelarvele otsa. Tegelikult väga normaalne, siuke viiekas umbes on selline korralik ports friikat, tagumiku kasvatajat, aga no natuke vist 5.50 või midagi sellist oli siis selline väike juurikamps ja mis seal ikka, sööme siin natuke jälle. See ongi elu, see ongi äge. Tere. Te soovite natuke einestada, krõmpsutada, soovite krõmpsutada. Tere! Oi, kui nunnud väiksed käekesed teil on. Oi, kui nunnu, joo. Krumpa, 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 joo. Elu on meres, et täitsa lõpna. Siin on neid jellyfish ja siis on mingid kuradi pesad, augukesed on peal ja väga pull elu. Meil ei ole meres niisugust elu nagu siin. Näe, tule vaadata, siin on igasugused niisugused polluskid. Väga lahe. Siit saab minna marmelaadi. Yummy, yummy. Aga vesi on mõnus. Toobas 3000 teletupsude värismaja. Mis lisadega see maja on? Mis seal põnevat on? Rääkige meile lähemalt. Siin on pesukoht. Kas seal on mingid ühendatud kanalid ka sees või? Ja ma loodan. Me ei arvanud veel. Ei tea veel. On ju, tunnelid lähevad läbi majast ju. Jep. Nii et see on ikka riidil ja... Kes need elanikud on, keda te siia kõige rohkem ootate elama? Teod? Okei. Teod ja teletupsud, jah. Suht ei ole päris nüüd näha. Jätame siit nüüd Bunnyhouse 3000, Slurpe 3000 ja mis sul oli? Mis sinu küla oli? Motel 6 Slurpi ja jätame siia paika, paneme vaikselt oma asjad kokku ja tuleb järgmine rubriik, milleks on säästurotid juuksuris. Reisides mööda maailma ringi näeme igasugust põnevaid asju ja loomulikult, ma nägin sinu lemmiklilli praegu õitsemas, loomulikult tuleb proovida ka igasuguseid toiduägedusi ja tee peal siis Pizza Hut siis lubab meile sellist jäätist nagu till, hapu, kurk, sinep ja peekon jäätis ja me peame selle asja järgi proovima. Nii et let's go and have some njom. Nii, tõehetk on käes ja meil ei ole lusikat. Okay, thank you. Nii, ja me saime lusikat ka. Need on need nagu sööks jäätise pulka. Lõhn on täiesti mitte midagi ütlev. Ei saa aru, kas see on soolane või see on magus või mis iganes. Mitte midagi ei saa aru. Selline näeb välja. Ja siin on siis kõik need hullud lood sees, mis kirjas on. Till, kurk, sinep. Ma ei kujuta ette. Magus. Ma proovin. See ei ole nii halb. See ei ole nii halb, aga jah, siin on isegi mingid peekonitükid. Jah, ühesõnaga elamus.
ja vaata, see on nagu restoranis, kui sa saad mingisugust täielikku jama, siis ütled, huvitav, teistsugune. Aga noh, kurat, ma ei tea, kas jääd sees niuke mudru peaks olema. No. Mis teete? Nii, alustame rubriigiga säästurotid juuksuris ja seekord ikka siin seda materjali on. Jaa. You push it this side, yeah? You want to have a line as well? Yeah. Ja kuna siis Austraalias juuksur on ikkagi kallis nagu Eestis, suht sama, siis valisime sellise premium juuksuri salongi, kus siis ajaparajaks tegemiseks saab mängida piljardit ja pakuti igasuguseid joogikesi ja nii edasi, et siuke luksin värk. Ja midagi teha ei ole, juuksur meenutab meie Järvakandi Aldot täiega oma olekult ja kuidagi siuke, nii et tervitame Aldot siinkohal. Tundub, et see võiks olla sinu professioon. Võeti mind ette, et natuke kiirem ühele poole saada, siis 2 erinevat spetsialisti möllavad, laps on ühes toolis, mina olen teises. Ja onu küsis, et mis ma sulle teen, ma ei tea, pahmaks on nii suur, et tee midagi sellega. Ja andsin talle siis võrdlemisi vabad käed. No saame näha, kuskilt lubati nulliga tõmmata ja vaatame, mis siit välja tuleb. Igatahes põnevus on täies hoos ja vaatame siis, kuidas Austraalia juuksurid töötavad. Ühesõnaga tundub, et kui natukene võib-olla kives juuksur on, ehk siis sama enne kui Eestis, siis vähemalt tehakse selle eest korralik peapesu ka. Ja nüüd siis küljed on ära ilusti lõigatud ja nüüd siis tehti väike peapesu, et rannani maha pesta ja siis tehakse pealt ka lühemaks. Seni on väga mõnus. Nii, on uuesti sündinud. Ühesõnaga kõik kuumad mentoolirätikud ja kõik jutud ja kulmu külati maha natukene ja väga lahe, nii et tõsiselt näita ennast. Nüüd jääb siis televaataja otsustada, kas poisid said hakkama. Kus sul tundub? Said küll, mina arvan ka. Nii et hinnaklassid sama nagu Eestis juuksuris käik, aga Austraalias ikka teistmoodi. Ja lõpuks peale 3 päevast otsimist me leidsime ka ühe ämbliku. Näete, istub seal vahel, vaata kus hakkas sibliima. Ühesõnaga siis, ära ei tohi sõnuda. Aga see suur ja mega hirm, et Austraalias on tarantleid kõik täis. No ma ei tea, linnas ei vasta see absoluutselt tõele. Me oleme ikka päriselt otsinud ja 3. päeval nüüd lõpuks leidsime ühe ämbliku. Kodus on neid meil küll rohkem. Põnev on. Ühesõnaga siis sattusime sellisesse ägedasse poodi, mis meenutab seda, mis me kuhu me Chicagos otsa sattusime. Ehk siis jällegi selline vintage kogutavad asjad, mingi selline touchiga väga lahe pood. Ja siin on tõesti siis haruldastest legomeestest kuni, ma ei tea, suurte Batmani kujudeni. Siin on kõik sugu mantid, disainmööd. No ühesõnaga, ükskõik kuhu vaatama, ainult ägevad väärtused. Ja siin on veel teinegi korrus. Igasugust pulli kraami, antiiki, möllu. Väga lahe värk. Nii, aus üllatab. Ühesõnaga, meie oma soomlaste naabrite vägev bränd Marimekko täiesti esinduspood ja lähme vaatame, kas terve ütleb midagi või.
20 minutit välja logimiseni ja meil oli tegemata üks tähtis katse, kas vesi läheb tagurpidi alla või ei lähe. Tegi kraani lahti ja nii ta jäi. Ja kõik ujub sellepärast, et see kraanikausil ei ole seda nuppu, või seda auku, varuauku, kust ära voolaks. Pane kuskile. Ja me peame korteriga üle andma, et kõik ujub. Telefonid ja värskelt palju meil võileivad ja kõik ujub. Kui all. Nii, köök sai üle uputatud, ega siis ei saa ju lasta seda asja nii jääda, et me ei saagi vastust teada. Ühesõnaga siis panin ühe jupi siia ujuma ja ootasin, kuni vesi maha rahunes. Võtame nüüd korgi eest ära ja vaatame, mis seekord on tulemuseks, kas hakkab keerutama kuskile poole või ei hakka. No ma ei tea, 0 vortex. 0. Katseta palju tahad. Välja ei näitada meile midagi. Praegu meie reisikodu peab ütlema, et oli ääretult mõnus, mugav, soe, 0 sitikat, putukat toas. Ja oleme igatepidi rahul, on ju nii? Ja vesi sai ära kuivatatud ja jätame oma reisipesaga Jumalaga, siin kirik on kohe kõrval, Virginia. Ja lähme siis viimasele tiirule Melbourne'i linna peale ja nimelt otsime siis üles, kes me täna saame selle vana trammiga sõita, sest eile selgus, et see oli ikkagi juba lõpetanud töö, kui me sinna jõudsime. Ja siis me veel vaatame, mis põnevat TripAdvisor veel lõikab, mida siin kandis teha, mida me veel teinud ei ole. Ja õhtul kell 9 peaks purisema taevalaotusesse meie lennuk, mis läheb Singapuri, võtab sealt natukene juua ja edasi Istanbuli ja kodu oma lumehangedega paistab. Lähme! Vihmas sajab kõik uju, aga hea on meil tuju, sest et kodus on lumehang maas. Nii näeb välja ülelend, kui sa ootad rongi ja tuleb rong, mis on autoservice ja sõidab lihtsalt mööda. Nii, saime siis rahakest tagasi ja siin on viietaalase peal näha ka noorukest Elisabeth teist, kui ma nüüd ikka õigesti ära tunnen. Ja veel on põnevad siis kohalikud sendid-mündid sellise kandiga, väga põnev. Ühesõnaga mõnele kogujale lähevad. Ja nüüd me tervitame Maritit, kes ütles, et ausjad tulid meelde, tooge Tim Tammi. Ja Tim Tamm pidi siis olema maailma hea soks ja meie siis võtsime ka prooviks ja vaatame. Ja Ameerika. Küpsis, kuki. Ameerika. Nüüd näitad sinna Maritile ei vii, on? Väga hea piimašokolaad. Ja muidugi Mr. Beasti šokolaadid ka leidsime esimesest poest üles, kus varem pole olnud. Tõesti, Tim Tamm on see, mida me peame ostma kuskilt veel ja väga palju ja viima Maritile ka. Kui hästi läheb, kui me kõik ära ei söö. No nii, ja eilse veteranide päeva puhul siis tuleb meilgi kohalike Aussi veterane ka toetada ja saab siis sellised lahedad rinnamärke osta, et kui meil on siis sinilille kampaania, siis siin on sellised giftid, märgid, nii et toetame veterane, väga lahe. Thank you. Tulime siia Akli keskusesse või ma ei teagi, kuidas seda nimetada, galeriiga, muuseum. Ja esimene asi siis anti meile selline asi näpu vahel. Ja see on siis selline, kuidas ma ütlen, põnev võimalus võtta ennast huvitavaid asju siit kaasa. Ehk siis, kui ma näiteks vaatan siin mingisugust vidinat ja see vidin pakub mulle huvi, siis ma võtan oma selle kaardi ja panen
siia niimoodi plõksti ja see muutub siniseks, mis tähendab, et kogu seda asja puudutav info salvestub siia kaardi peale. Ja ma saan selle kaardi võtta endaga kaasa koju, logida pärast siia lehele sisse ja siis vaadata oma kaardi peale salvestatud asju uuesti, vaadata neid asju nagu lähemalt ja põhjalikumalt. Üligeniaalne ja lähme avastama. Siin on siis lahe näide sellest, kuidas see nii-öelda film võib olla hästi lihtsasti teostatav. Ehk siis siin on selline tort, kui nii võib öelda, millel on siis erinevad kujulkesed ja asi läheb põnevaks siis, kui see hakkab käima ringi ja kui sellele ringi käimisele lisatakse siis nii-öelda strobovalgus, mis võimaldab meil siis keskenduda nii-öelda piltide kaupa sellele asjale. Nii, kõigepealt läheb ringi käima, nagu mingi lihtsalt, ma ei tea, tort käib ringi, midagi erilist aru ei saa, pigem läheb asi võib-olla uduseks. Ja siis hakkab tööle strobo ja kõik saab ühel hetkel filmiks. Ma ei kujuta ette, kas kaamera sähvatused võimaldavad aru saada asjast, aga kõik need tegelased siin ärkavad ellu ja hakkavad tantsima, hüppama, kargama, välja ekraanist tulema, mida iganes. Šokolaadkool on üleval, ülilahe. This is another room. Moving posters for lots of different movies out. But then now nii, tegime ise siis filmid kokku. Hello! $1 million. Ühesõnaga siis on võimalik siin panna ise erinevatest filmidest ütlemisi nagu ritta ja saavutada siis selline natuke loogiline, aga natukene ajuvaba filmiklipp. Umbes meie rahas 6-7 euro eest saime siis ühe sellise vahva mälestuse kaasa. Nimelt salvestasime siis väikese filmiklipi ja nüüd saime selle siis füüsilisel kujul raamatuna. Parasjagu totter jõudu kogu, aga vahva mälestus akmist igatahes. Nüüd siis hüppasime sellisesse põnevasse kohta nagu Acme, mis on siis installatsioonimuuseum või kuidas me seda iganes kutsume. See on siis üks nendest kohtadest, kuhu kindlasti Melbourne'is tulla, sellepärast et see on asuta, säästuvõtjad väga hästi sobib ja teiseks mega põnev. Ja täna on siin siis tasuta avatud 2 väljapanekut, üks on siis pühendatud filmikunstile ja hakkab see pihta siis täiesti ABC-st, esimestest sellistest varjuteatritest ja filmiklippidest ja lõpeb siis täiesti nii-öelda AI ja mingi tänapäevase NASA ja sotsiaalmeediaga. Ja teine on siis selline lihtne väike väljapanek, mis on siis sõjakunst nii-öelda, ehk siis pühendatud siis Ukraina sõjale ja laps ütles, et natukene oli igav. Ehk siis talle oli võib-olla veidi raske pihta saada. Üheks ägedaks atraktsiooniks Melbourne'is on kindlasti vana trammiga sõitmine. Ja tegelikult trammiga sõitmise puhul üldse minu arust kõige lahedam see, et on selline vanalinna tsoon, mis on tasuta trammitsoon. Ehk siis seal ei pea ükski inimene maksma trammisõidu eest ühtki senti, hüppad peale ja tramm teeb oma kindlalt mingit sellist ägedat ringi seal ja saad siis vanalinnaga tutvuda.
ja meie suksudivei sealt tuleb ja noh, näeb teile ikka päris väärikas välja. Nii, meie viimane lõunake siin Melbourne'is võitsime nõuks siis tulla tuttavat kraami külastama ehk siis Vapianosse. Ja esimene mulje oli muidugi päris disaster, sellepärast et ukse peale silt oota, kuni teid istutatakse nii-öelda. No restoranides levinud lugu. Ootame ja no mitte kedagi ei ole. Lõpuks siis keegi tuli silmi pööritades, et noh, see on siin selle jaoks, kui on palju rahvast. Okei, keera see silt ära ja kõik oleks hästi, vahet pole. Siis istusime lauda ja ootame, mitte ühtegi inimest ei ole. Ja näed, ukse peal sama sildi juures inimesed seisavad seal ja pööravad tagasi ja ühesõnaga natuke teeninduse teema jätab soovida. Aga lõpuks saime siis selgeks, et saali kõige tagumisest nurgast saab päriselt süüa tellida. Tellisime siis omale süüa, lapsel on seal pasta bolognese, minul pizza margarita ja sul oli missugune asi, fettuccine beef cheek ragu ja me tellisime siis ühe nesti ka 3 klaasiga, onu tõi 3 tükki, mina ei tea, arve peal on 1, noh vähemalt võib-olla sellega silub ära siis ja 33 eurot meie rahas ehk siis ei ole odav, aga Vapiano kohta tegelikult on väga normaalne. Nii et nüüd pole muud kui head isu. Rush, käib rongi peale, metroosse, trammist, taksosse. Ühesõnaga, püüame jõuda lennujaama, nüüd on vaja platvorm number 2. 3 minuti pärast juba tuleb jälle rong. Ja kõige haigem on see, et ei saa metrooga minna lennujaama välja, sest et keegi on pannud oma karvase käe vahele ja ainult mingisuguse punase special bussiga, millel sõltumata distantsist pilet maksab $25, mis on. Ehk siis me nüüd vaatasime, et lennujaama kõrval on mingi kaubanduskeskus ja me lendame siit nende tasuta busside või noh, mis meil on juba ühistranspordiga sinna keskusesse ja vaatame, äkki sealt saab tipa-tapa. Kops on koos. Cheatime süsteemi. Juhtub ka paremates perioodides. Sõitsime bussiga, pidi paar peatust lennujaama olema ja sõidame ja midagi nagu ei kattu need numbrid või need kohanimed seal nagu üldse. Ja siis hakkasime vaatama, et tõesti kuidagi imelik on ja kui mina olin oma äppi lahti, siis selgus, et sõidamegi valele poole. Ja siis näitas mul mingisugune, ma ei tea, 20 lennujaama, mis tähendab, et meil päris kinder, aga vaatame, võib-olla läheb kiiremini, sest et lennujaamas me peame olema 15 minuti pärast. Õnneks check-in on tehtud, nii et tegelikult ei ole hullu mingi väike reserv. Selline väike eelmise aasta Airbusikene on meile uueks koduks järgnevad 20+ tundi ja tegelikult on siis nii, et me kõigepealt põrkame siit Singapuri ja seal on meil siis umbes 7,5 tunni pärast väike tankimispaus ja kestab see siis 1-1,5 ja täpselt ei tea, kas lastakse sirutada või ei lasta, aga siis kütame edasi Istanbuli poole, nii et kokku veedame me siit peaaegu ööpäeva. Täpselt nii palju ruumi ongi ja kõik on väga mõnus, kaasaegne, mugav, kõrvaklapid on ka ja naudime. Vahepeal poetati meile lahe pakike jälle, kus igasugust manti oli sees, aga nüüd on söögiaeg ja see on Turkish Airlinesi lendude puhul alati meie pere lemmik. Ja seekord siis tõesti jällegi imeline Türgi kana, natukene riisi, juurikat, firki-värki, siis on väike hummus, hooaja viljad ja mõnus koogike ja kõrvale natukene head ja paremat juua ka, nii et mõnus. Ei vea see lennufirma meid kunagi alt head isu. Mida
rotim riik, seda kallim on lennujaamas. Ja praegu täitsa tigeraks teeb kohe. Sellepärast, et me oleme seda McDonaldsit siin vahtinud 100 korda, kui seda ehitatakse ja ikka veel pole valmis. Ja siis sai lapsele ja emme kunagi lollipäega lubas, me siis tuleme, kui valmis on. Eelmine kord oli kinni pandud juba ja nüüd me lõpuks siis tulime. 3 mingit plönni, emme ei saanud isegi einet, vaid ainult mingisuguse smuuti ja kohvi. Jäätisega. Ja Smuuti jäätis kohvi. 66 eurot ja see on külm söök, see on jääkülm. Debiilsed. Jah, läksin praegu sellepärast küsima omale uut purksi, et see on jääkülm ka veel 66 eurot. minule oleks ikka ka. Ma vererõhu rohtu võtma praegu. Coca-Colaga. Üks põnev asi Istanbuli lennujaamas on nap zone ja neid on siin tegelikult päris mitu ja need on sellised mõnusad lounge'id tehtud, kus siis saab tududa ja kõik peaks hästi vaikselt olema, aga muud me ei kuule kui lapse nutmist. Nii, 24 tundi lendamist selja taga ja üliäge Aussie reis samuti completed. Loomulikult oleks võinud natuke rohkem aega olla, aga meie jäime väga rahule ja jääme ootama järgmist võimalust minna teisele poole maakera. Up to free!